arvan hästi, et seda peab kokku hoidma ja kuidas seda hoida. Ilmselt kõige rohkem saab seda selle elektriarvelt siis hoida, ma arvan. Ja muidugi ka näiteks autosõidul säästlikumalt sõites või just seda. Nii, kas on võimalik õpetaja töös paberit kokku hoida? Jaa, ikka on. Rohkem kriiti tuleb kasutada. Naljaga pooleks. Tegelikult on ju IT-alased lahendused olemas täiesti tänapäeval. Nii, kas on võimalik õpetaja töös kriiti kokku hoida? Jah, täpselt samamoodi. Palju teha arvutiga asju. Nii. Kas on võimalik elektrit kokku hoida? Õpetaja töös? Jah. Noh, mitte oluliselt, aga ma arvan, et siiski, jah. Nii. Võimalikult palju valget aega vaja ära kasutada. Kas olite ise kaasatud energiasäästu nädalasse? Olime küll. Postiga tegime tunnis taaskasutusprojekti. Nii. Kas koolis on veel vaja teha energiasäästlikke üritusi? Kindlasti võiks olla ja selle suunaga, et mida kodutes teha saaks energiasäästu eesmärgil. Sellele ma uuesti selleks sassi, küsi uuesti. Nii. Kas on võimalik õpetaja töös paberit kokku hoida? Jah. Kas on võimalik õpetaja töös kriiti kokku hoida? Jah, mul on hästi smart tahvel ja mina kasutan oma tundides hästi palju smart tahvelit. Kas on võimalik elektrit kokku hoida? Selles ma kahtlen. Sellepärast, et kui ma paberit kokku hoian ja kasutan smart tahvlit, siis see on ju kõik elektri all. Ja küünlavalgel ju enam tööd ei tehta. Kas olite ise kaasatud energiasäästu nädalasse? Õige pisut. Kas oleks koolis veel vaja teha energiasäästlikke üritusi? Loomulikult. Sellepärast, et õpilaste teadlikkust on vaja tõsta. Aitäh. Palun. Kas on võimalik õpetaja töös paberit kokku hoida? No ikka on. Kas on võimalik õpetaja töös ka kriiti kokku hoida? Kriiti kokku hoida? Jah. Kui väga vaja, võib ka kriiti kokku hoida. Kas on võimalik ka kuidagi elektrit säästa? Ja me väga palju mistagi säästame. No ega laste silmi muidugi ka rikkuda ei taha, aga kui lapsi parasjagu ei ole, mul on vaba tund, siis ma panen kustu ja kui lastega filmi vaatame, panen kustu ja kui vahetunnid lähme välja, paneme kustu, et ikka on. Isegi teiste õpetajate klassidest teinekord midagi ei ole, lähen mööda, paneme kustu, et ikka on. Kas sa oled ise kaasatud säästu nädalasse? Jaa. Mida arvate energia säästmisest, et kuidas oleks võimalik koolis veel energiat kokku säästa? Tähtis on energia säästmisel see, et mitte üle riia kulutada, kui seda vaja, aga energiat näeb alati elus tarvis. Ilma veeta ju päris ei saa, ilma elektrita ka ei saa, aga mõistlik kasutus on tähtis. Kas olete mõelnud, et koolis võiks olla maakütte süsteeme? Muidugi on mõeldud. Eks üks asi oli selles, et palju selle süsteemi ehitus maksab ja millal ta hakkab nagu sisse tooma või säästu andma. Need on kaks erinevat poolt, siin tuleb kaaluda. Salmele ei ole võib-olla sellepärast tehtud, et see peaks päris suur süsteem olema, et selle keskkütte süsteemi taga on veel koolimaja, lasteaed, rahvamaja, vallamaja ja mõned korteridki veel. Et see peaks ühtne süsteem olema, aga Salmel on möödud, et mitte maakütte, vaid jõest saaks kütte. Seal on kogu ühtne temperatuur. Kas koolil oleks mõttekas paigaldada päiksepatareid? Ma usun küll, et kui nüüd uued hakkavad tulema,
need on sellised patareid, mis saaks koolimaja katusele panna ja juba toodetakse sellist, kui koolimaja katus ära vahetad, siis juba seal on need elemendid sees. Noh, kas või ei tea, sooja vett teha või pead selleks, sest ruumi kütmiseks ta vist on nagu jääb väheseks. Aga kuna kool on ka sügistalvel, siis seda energiat on nagu natuke vähem. aga aitäh, et olite nõus meile vastama. Aitäh teile!